Tere jälle kõik ja selline selline kohtunud mingi napikand nagu, et peaaegu saame edasi, aga päriselt ikka veel ei saa edasi ja natuke jääb puudu, olgem ausad, et nüüd sattusin jälle seda pühakirja lugema ja Jumal ise ütleb niimoodi Bhagavad Gitas, et tehke joogat. See on Jumala otsene kõne. Jumal ise ütleb, tehke joogat. Ja sellega see purustab nagu need ka vaidlused võib-olla kristlikes ringkondades, et kas jooga on paha või no midagi sellist, onju. Jumal ise ütleb pühakirjas, tehke joogat, onju. Ja seda ma lugesin täna hommikul. Et muidu kõik mingi raske on nagu hästi kitsas kohti, nagu ma ütlesin, hästi napikas, et sihuke nagu ei saa edasi, et hästi vähe jääb puudu. Ja millest jääb puudu, on just teiste inimeste toetusest või et noh, et nad on nõus, et ma enam-vähem olen elus, ma olen olemas, onju, ma olen ärkvel, ma olen teadvusel. Aga nad ei ole nõus, et ma nagu, et ma olen midagi muud, onju. Ja just mina ja mu lapsed, me oleme nagu midagi muud. Et see, kui sa vaatad neid teadvusseisundeid või seda teadvust, siis me oleme midagi muud ja seda ei tohi lasta juhtuda või. Ja kui sellel lastaks juhtuda, siis oleks kõik nagu, oleks täiesti kaoses ja teadmatu, tundmatu ja müstiline. Ja seda ei lastagi juhtuda ja seda nagu kardetakse. Et siin on ka terav konflikt selle minu lapsepõlve pere vahel ja siis selle pere vahel, kus mul praegu endal on lapsed. Et kui me elaks nagu minu järgi, siis see maailm palju rohkem oleks sihukest teadmatust. Et me ei tea, onju, mis see universumis veel võib peituda ja me ei tea, onju, kuhu elu võib homme viia. Me ei tea nagu, kes inimesed meie naabrid on ja kuidas nendega suhelda. Kõik sihuke teadmatust oleks palju rohkem, aga inimesed eelistavad neid fikseeritud ideid praegu, et me teame, et Eesti riik on selline, siin on vaja teha seda, siin on vaja elada niimoodi, onju. Et sihuke uskmatu rahvuslus on jälle siis päevakorras. Et need inimesed, kellel ei ole mõnda religiooni, usku või joogat, need siis või meditatsiooni, need siis pöörduvad sellise uskmatu rahvusluse poole ja saavad seal nagu mingit seda jõudu või no see on nagu sihuke pooljumalate kummardamine või selline, et on see rahvuslik jumalus on siis, keda nagu niimoodi teenitakse lippudega ja kummardatakse. Et see on lubatud, onju, aga kahju, et nad on seal nagu nii madalal nagu kinni selles uskmatuses, onju. Ja nagu öeldakse, nende pooljumalate viljad, need on ajutised, et see rahvuslus, et see on alati iga hetk võib keegi selle ära võtta ja nagu mingi selline asi, onju. Mis see rahvuslus nagu üldse on, onju, et see on ju noor nähtus selles mõttes või ma ei leia, et see oleks eriti oluline nähtus, see pigem on midagi, mis on nagu usu aseaineks siis uskmatutele või midagi sellist, onju. Ega me täpselt aru ei saa, millega tegu on. Mina soovitan ikka usku, et
see rohkem nagu ja kui mind kritiseeriti, et miks sa teed neid kristallireiki teraapiaid, et ära seda tee, on ju, siis need usuasjad on ka nagu rohkem. Et see kristallireiki teraapia, see on nagu hästi väike nüanss või ta teeb mingi hetk nagu tšakrad lahti, on ju. Aga see usuvärk on nagu rohkem, et seal on nagu rohkem vees. jah, et et ma olen siin nagu selliste nagu mitte vaimsuste vahel, vaid just nagu mittevaimsuste vahel võib-olla. Ja need nagu tahavad igaks midagi, et umbes umbes, et lapsed kasvagu nii ja nii ja nii ja nii ja nii ja raha tulgu ja mingid sellised uskumused, on ju. Elu mingu rõõmuga edasi ja noh, töiselt ähm, ja ja nagu, et ära karda, mine rõõmsalt edasi ja no mingid sellised fake nagu sellised hüüdlaused siis või mille järgi siis üritatakse oma elu sättida, selline positiivne ellusuhtumine ja kuna ma olen tundlik inimene, siis mingil põhjusel ma olen sellisel positsioonil, kus ma olen nagu ümbritsetud neist energiatest või nendest mõttemustritest või pooluskumustest või uskumustest või vibratsioonidest. Ja need nagu survavad mingis kohta ja mul ei ole nagu toetust või mul on napilt nagu ma üldse võin olla olemas või midagi sellist. Ja, ja mul oleks natuke vaja juurde mingit toetust, on ju, ma mõtlen, et jah, see on okei, et sa võid lihtsalt nagu neid mandreid palvetada ja see on väga hea, on ju, või no midagi sellist, on ju. Aga selle asemel ma saan nagu vastupidist, et umbes sa elad oma elu täiesti valesti, on ju. Aga millele see selline väide nagu tugineb, et see tugineb sellele mingile oma ideele, on ju. Ja see ei tugine selles mõttes pühakirjale või see kriitika ei ole pühakirjapõhine selles mõttes. Et seda see uskumus on tugevalt inimese sees nagu, et umbes noh, et selline maailm on õige, kus inimesed käivad tööl, söövad liha, on rõõmsad ja tugevad. Et selline, neid on palju selliseid inimesi, et siis need omavahel, nad on seotud ka omavahel. Ja, ja pärast surma ei ole midagi ja nagu sellised asjad, onju. Et tõde on võib-olla sihuke lapsikum. Et me ei pea nagu, kui me usk on tõesti tugev, siis me ei pea kaitsma oma usku nagu, et see on meil loomulikult olemas, onju. Et kui me tunneme ennast haavatavana ja nõrgalt, siis me hakkame kaitsma oma seisukohti. Ma lihtsalt tunnen seda survet, nagu mitme inimese survet, et umbes, et sa ei tohi olla olemas selline, nagu sa oled. Et ta äkki nagu tahaks ära kägistada sind, onju. Et ära ole selline, onju. See on nagu ikka koolikiusamise moodi natuke, onju, et ära ole selline, miks sa oled teistmoodi. Et, et ma ei tea, miks ma olen just selline, just sellisel hetkel, onju. ja, ja ega mina ka ei näe siit väljapääsu. Natuke saaks toetust juurde, onju, oleks super. ja, ja aitäh.